Nii, selle alguses on praegu väga imelik olla, sest nii palju on ees ja pole veel isegi esimesed kõned tehtud ja see ongi praegu esimene samm. Ja ainuke asi, mis praegu pähe tuleb, on see, et nagu Hannes Soomer meile ütles prohvetlikud sõnad, et rääkisime, et kõik saame õigeks ajaks valmis ja see aasta meil kõik niimoodi jookseb, aga ikkagi kõik on jäänud viimasel hetkele, aga kõik on viimasel hetkel tehtud ja kuradi hea tunne on praegu. Just nii, lihtsalt praegu kired mugavalt, lihtsalt päike on väljas, rahvas juba tuleb, Silver vajab abi, Elari vajab abi, ühesõnaga, paneme päeva käima, let's go! Kardis peaks Tallinnas siis väikse treeningpäeva. Haters on my back like a backpack. Focused on my check, I get mine regardless. He calling me boss, yeah bitch I'm a star. Aravete on rada, kus piirid tulevad kiiresti ja kus peab sõitma piiridel rohkem kui paljudel teistel radadel. Ja me oleme ühes kurvis, mis on ideaalne näide sellest. See on raja viimane kurv, kiire S-šikaan. Kui tuled kardiga, siis siin kohas kusagil pead suunama kardi nina, et saaksid võtta selle apeksi, esimese apeksi ja teise apeksi. Ja kui sa nüüd seda ei tee, siis sul on siin ilus võimalus välja sõita. G-jõud lihtsalt tõmbavad äärekivide peale ja see äärekivi sellel rajal siin osas. Ütleme niimoodi, et saad väikse ribilaksu, viskab hüppesse küll. Ja siin me nüüd algavate finaalide jooksul näeme kindlasti palju olukordasid. See on see koht, kus tehakse spinni, vahet pole, kas sa oled hobikardiga või võistluskardiga. Siin on see koht, kus sa võid panna pidurit liiga plokki, et suunata oma kart piduritega õiges suunas ja teha hoopis spinni. See on see koht, kus tehakse neid meeleheitlikuid viimase hetke möödumisi viimastel ringidel, kui on juba selge, et kusagil peab proovima. Siin tavaliselt, kui sa oled juhtiv kart, sa võtad siin natuke ettevaatlikumalt ja lood selle ahvatleva võimaluse konkurendile, aga see võimalus siit päriselt sisse nõelata on väga väike. Ehk siis dive-bommid lõpevad siin halvasti ja mida sa tahad teha selles olukorras, kui sa jälitad siin teist karti, on lihtsalt parema kaarega, parem kiirendus, las konkurent katab ja välja kiirendades teisest apeksist lihtsalt sirge peal mööda esimeses kurvis möödumine tehtud. Ja ma arvan, et me hakkame seda täna päris palju nägema. Ja nüüd püüame kinni Risto Kapeti, kes on oma trademark Kaunvilja kausiga. Kas praegu oled kausist piisavalt energiat saanud, et kuidas esimene kvali läks? Jaa, sest sa oled see, mis sa sööd ja mina olen Kaunvilja kaus. Jaa, sellest hästi, ma polnud üldse mingit trenni ega sooja ei teinud, et lootsin selle peale, et on väike lihasmäel olemas. Läks paar ringi aega, et saada see täpne flow sisse. Võib-olla paar kümpsi jäi varu, üldse viimasel ringil keegi spinni sees, siis läks paar kümpsi kaotsi, aga tunne on hea ja kart väga halb ei olnud. Kuskil keskel ma tundub, et ma olen natuke eespool, nii et saab võidu sõita. Tänaval meil on selline lahe formaat, kus saab nagu 2 korda võidu sõita, nii et ma täitsa ootan seda võidusõidu osa. No kas Eval Challenge 1 punkt on ka midagi, mis nagu peab ära tulema? Jah, ma võtan seda suht tõsiselt või nagu, ega ma ei teadnud ka, mis kombo siia tuleb ja et mis mängu peal see on, aga pingutasin, praegu aeg püsib, kuigi väga napilt, aga päris lahe oli selle masinaga sõita. No kui sa vaatad siin, loomulikult siin on Salvet
et Sasi ja Sõõrumaa, aga kas on veel kedagi, keda sa nagu välja tooksid kui selline potentsiaalne tõsine konkurent? Meil on siin täna nii palju, et põhimõtteliselt kõik on kohal. Hästi palju noori kutte on, sest meil on võib-olla eraldi arvestus, aga siin mingid tüübid, kes on ikkagi väga kiired. Ja Salvete sõber Valma ja Ivar Kalamees ja ühesõnaga kõik võivad siin, on nii palju kui kardiloosiga võib muutuda asjad, siis igaüks võib siin. Ja muidugi Nikita ja ühesõnaga siin on terve A-finaali jagu inimesi, kes on vabalt sama kiired kui mina, nii et väga pingeline. Igal juhul head isu sulle, loodame, et finaalid lähevad käisukalt. Ka palju kvaliteeti praegu siin väikeste ruutmeetrite sees, et meil on siin ühel pool on Kapet Kaunvilja Kausiga ja teisel pool on Salvet. No Kristjan, et kuidas pärast esimesed meetrid on tõmmatud Eval Challenge siis ka täitsa nagu lootus olemas, et kui palju sa pead Ristost nüüd kiirem olema, et see punkt saada? 80-ndikku. Kas sa tõmbad ära? Oleneb kardist. No siis on ju, kui sa oled 80-ndikku Ristos kiirem, siis on vist ju Graham Hilli kiirema ringi auhind ka käes. Eks see paistab, jah. Kas praeguse seisuga on midagi nagu rajal ka, et tuul on päris suur, et kas on mingid kurvid, kus see nagu eriti mõjutab? No ei, kardid on ikkagi nii väiksed, et siin ei ole nagu vormel, et kohe tõmbab käest ära, et selles suhtes, et sõita saab ilusti. Ja kas võit tuleb täna ära? No loodame. No edu sulle! Stars in the room get into my head. You know what else I like to do when I ain't doing that. Shit, I like to shop, I like to find a things. And I don't need to talk, I do the money. Kuna Argo on natuke hävelik, siis Risto sa pead võtma selle kohustuse sirge seljaga Evalit esindada. Ja Eval Simriik Challenge on võtnud ilusti hoo sisse, et kuidas esimese muljega on, et kas on mingid üllatajad ka olnud? On küll jah, Silver Jõhvert, sekund kiirem kui Kapet, mis värk sellega on? Ma täitsa pingut. Kuidas Jõhvert ka? Jõhvert ole siia. Jõhvert, kuidas Kapetis kiiremini sai? Ma ei tea, kohalik ekspert võib-olla Audrus veedan liiga palju aega, siis võib-olla tean, kust sõita ja kust aega annab võtta. See oli mu esimene mõte ka, et tead mingeid trikke, mida Risto ei tea veel. Võib-olla küll. Võib-olla kui Risto tuleks instruktoriks sinna, siis oskaks ka nii kiiresti sõita selle juba. Minu instruktori ajad on möödas, sellepärast ma oskan siin sõita. Ei lähe instruktoriks tagasi. Samas, kes teab, äkki see on mu elukaare nagu lõpp, et circle of life. Siis halli habemega vana mehele siis oled. Just hõbedas. Aga räägime veel konkreetsest tänasest challenge'ist ka, et üks fenomenaalne asi selle puhul on ju see, et me oleme saanud siin meie oma Porsche ringi ja selle sama Yarise, millega me siin praegu tiire tegime. Et kas see on selline suhteliselt uus asi, et tegelikult ei kujutaks ette, et selline Yaris ja siis meie oma ringrada on kusagil üldse sees, et millal see on üldse nagu võimalus tulnud? Ega jah, see autoring see on Assetto Corsas tegelikult on juba päris ammu, 8-7 aastat, keegi kunagi selle nagu laseriga tegi sisse, et see on alati seal olnud, aga et seda nagu ära kasutada niimoodi relevantselt, et nagu täpselt sama autoga sõita, see on nagu täiesti uus, et keegi pole selle peale kuidagi tulnud ja see on tõesti ülilahe, et ma olen ka korra Mannergut sõitnud ja see tunne siin on ikka tegelikult suht sama, et see ongi, kui keegi peaks nüüd siin selle auhinna võitma, või siin kindlasti paar tükki võidavad, 3 tükki, siis see ongi reaalne nagu harjutusvahend, sa saad täpselt käigud paika ja trajektoorid, et see on nagu ülimalt relevantne, et see on tore, et me siiamaani oleme jõudnud, et me saame seda neid kõik maailmi kokku viia. See on hämmastav ka, et proovisin seda GT86 ja siis nüüd olen Evali Simriigi päris palju sõitnud ja päriselt on enesekindlust tänu sellele rohkem. Ja kas, kui me vaatame siin aegu, et meil on ka amatöörid arvestused, kes on praegu kiirem amatöör? Romi Tamman. Nii et ja üldse mitte kaugelt jällegi minust ka 0,3 sekundit. Ma arvasin, et ma tegin jumala hea ringi, aga need ajad muutuvad. Nii et ja, ei ülilahe, selleks see Simu ongi, et siin saavad nagu kõik proovida, et siin igaüks sellega päriselt võib-olla ei saa, aga siin sa saad näidata, mis sa suudad ja nii, et ülilahe, et see võimalus on. Ja kas Simu pealt just sellises kontekstis, et kas siin võiks nagu sellist teemat ka olla, et äkki, ma ei tea, miks saabki siit hakata otsima endale mingeid noori vendasid, kes võiks nagu siis
häriselt ka selle raja peale minna? Muidugi, ja kas või läbi selle ürituse või kuidagi muud moodi. Ma ka kohe, kui seal teil tuli see nagu reeglistik väljas, kus oli näha, et see on auhind, siis ma kirjutasin kohe Evali adminite gruppi, et vaadake, mis nemad teevad, miks me ei tee või no miks te ei tee. Nii et jah, see on ka niisama hea eeskuju, et siuke nagu ühendus on tehtud, et siis saavad ka Eval saab mõelda, et miks meil siukest auhinda pole. Aga lihtsalt siit kaudu saavad ka, sest eks need sõitjad nagu kattuvad, kes on päriselt siin ja kes on virtuaalselt. Nii et jah, on lühike vastus. Jah. Ja mis Evali sellised elu jaatavad plaanid see aasta on, et mis on Evalil plaanis ja mis sul endal on simracingu skeenel plaanis? No Evali see elutsükkel jällegi on nii nagu eelmine aasta, et meil sai nüüd Assetto Corsa kompetitsioone GT-sari meistrikad sai läbi, väike paus ja nüüd siis augusti lõpus tõenäoliselt algab siis iRacingu peal vormeli hooaeg, et see on ka miski, mis on tegelikult väga hea algajatele, kuna läbi Eesti Autospordiliidu sõitelitsentsi saab iRacingu aastaks tasuta, mis on ülisuur rahaline võit, et siis on ka eriti just nendele kaardisõitjatele hea viis alustada, et siis tulla nagu meistrikad sõitma, kes ei saa nagu kaardimeistrikad sõita, sa saad ametlikel meistrikatel sõita siis e-autospordis ja minu plaanid tegelikult sellega piirduvad, et ma lihtsalt katsun kohalikul tasemel oma selle Euronixi tiimiga seal nagu figureerida ja siis sellest ma arvan mulle piisab, sest siin kohalikul skeenel on nagu piisavalt tegemist, et ma ei taha oma energiat välismaale viia, siis ma teen käin koolis edasi ja rahulikult elan 2 elu korraga, see mulle sobib. Ma arvan, et siin enamus inimesed, kes siin on, elavad 2 elu korraga ja Eval Simring Challenge'i lõpus on ka üldvõitja kõigi koondaegade põhjal, et siis ma arvan, et ma vaatan 2 kandidaati sellele, et kumb kinni paneb? Võib-olla. Ma ei tea, kas ma see hooaja kõikide etappile jõuan, aga näeb, eks ma annan ennast maksimumi. Mul on samad hirmud, et praegu vaatan juba kalendrit, siis mõni etapp on siuke, kuhu võib-olla ei jõua, et jah, võib üllatusvõitja ka tulla, kui need aegade kokku arvutamisel piisavalt palju kaotust tuleb, et ei tea öelda. Samas aus. Nii et 2 hiiglast on haavatavad, tulge sõitke kõik Simriigi.
Tallinnasse. Lukas, esimese corneri siis hiitide võitja, et oli kõva heitlus? No ma ei tea, ma läksin, mul vedas stardiga väga hästi, ma sain 4. kohe S-aks stardiga. Ja siis no pidin hullult vingutama, et eest ära saada, lõpuks ma sain nagu edu sisse, aga alguses oli suht raske, ma üritasin räägilt. No nüüd olete praeguse seisuga meie esimene punktiliider, et ja nüüd kas on plaan seda ka päeva lõpuks hoida? No eks ma üritan, et ma A-finaalis olen esimene, et ma vaatan, mis saab, ma ei tea. Loodan, ma käkki ei keera ja see on S-a kohe. Jah, käkki võib keerata küll. Jah, palju õnne. Selline teema, et kuna sa võitsid hiitid, et see Jaris meeldib sulle? Pole kunagi proovid sikast asja. Tahab proovida? No huvitav oleks proovida. No aga lähme räägime Mikoga, vaatame. Nii, kuule ülituus ja Lukas, hiitide võitja. Väga hea. Paneme suur rooli, proovid ära. Ja, ma võin proovida. Jah, väga kihutama ei pea, aga saad natukene proovida, kui et ta on selle raja jaoks liiga suur. ABS ei ole? ABS ei ole, jah, see on, et ettevaatlik tagapiduritega. Mul oli muidugi treffid külmad olid, see oli väga hull, aga nüüd on vähe parem. Tutik, täiesti uued treffid olid all, et see elas seal. Aga Lukas, vaatame, mis juhtub. No, okei, vaatame. Kannatab sõita igal ühel. Kuule, võta loos ära. Loos kohe, otsa autost. Võtame selle jälle, see on minu õnnus. 6! Yes! Opa! Väga hull. Nii. Sa selle stardi-finissi sirgel ikka vajutasid ka paar korda. No, mis hüppisin ka paar korda, aga see pole hullu. Eil. Vahe, pole kunagi proovinud. Võtti samba verele. Jaa. Ei kurat, see... Tegelikult polnud hull, ma mõtlesin, et see on ikka palju hullem, ma kartsin hullemat. Ei, kusjuures, see on lahe asi, see, et on ikkagi nagu üsna lähedal nagu autole nagu selles mõttes, et nagu see... Ma mõtlesin, ma proovisin seda seal, et sellel oli palju hullem pidurdada, aga siin see pidur sõitis väga hästi ja ma sain nagu kaasi anda ja lõpus ma julgesin rohkem vahetada küll. Ma vaatasin, et sa seal esimeses stardi-finissi järgil esimeses kurvis ka nagu väga nagu juba konkreetselt läksid. Ma vaatasin, et see läheb ilusti ja pidurda on jõusti. Alati, kui sa seal avakurvis läksid, siis ma tekkis see déjà vu enda eelmise aastaga. Ära nii laialt mine nagu. Ei, ma alguses mõtlesin ka, et ma sellist viga ei teeks, aga siis ma läksin aina rohkem nagu gaasile ja üritasin rohkem vajutada ja tuli välja. Aga kas nüüd on projekt, et V1600 sõitaks või? No ei tea, võistluse sõitaks kindlasti võiks ka kunagi saada. Proovid ära siukest võistlust palis, aga väga lahe, kui mulle meeldis. Esmakontakt on edukalt tehtud. 10-10.
Corner 1 hobikardisari teist aastat järjest on siin väiksed koorid ka laulavad sulle. Aga teist aastat järjest avaetapi võitja Sander Sasi. No eelmine kord sa said väikse müksu ja sa said väikse edu ja see oli selline natuke probleemivabam. Aga täna Lukas andis sulle retsi battle'i. Kuidas see sinu perspektiivist oli? Kart startis hästi, stardist sain mööda. Tänu sellele, ma arvan, läkski esimesed ringides sai nagu suht rahulikult sõita. Esimeseks kurviks olin ilusti eespool, edasi mingist hetkest tundsin, et nagu kart hakkas libisema natuke rohkem. Ja siin on paar sükest võtmeväljumist paaris kurvis ja sealt läks natukene libisema. Lukas sai kohe järgi, siis edasi tuli juba katvalt natuke sõita. Lukas sai paar korda kõrvale, aga tegelikult ise sõites vaatasin, et nagu väga ohtlik kordagi ei suutnud ta olla mulle. Et kõrval oli, aga ma teadsin, kuhu poole järgmine kurv on ja kõik läks hästi. Ja Lukas ise ütles ka, et ta hakkas ka siis kart lõpuks libisema ja siis sain lõpus jälle natuke vahe sisse ja kergemalt hingata. Mõtlesin, et üks ring on veel, aga õnneks oli lipp juba. Kusjuures ma tundsin seda ka B-finaalis sõites, et kardid libisesid rohkem ilmselt tänu päiksele. Ja temperatuur kindlasti ja kardid on sõitnud ka juba, et refid on natuke kulunumad kui hommikul. Nüüd sama küsimus, mis eelmine aasta, et oled praegu meil, ma olen üsna kindel, et meie punkti liider ja kas seekord on plaan hooaja lõpuni seda hoida? Loomulikult, et ega ma siin suuri konkurente praegu ei näe, et esimene etapi võit oli kindlalt ja eks edaspidi lähme samamoodi edasi. Nii et Langele selliste vaibidega. Jääme ootama, Sander, palju õnne sulle, ülihea meel sulle. Nii, Lukas, sul on esiteks palju õnne. No ei tulnud seda võitu, aga suures pildis võib vist öelda, et päev on korda läinud. No on küll ja ma ei tea, ütleks teine koht väga hea overall, et ma nagu selle esimese sõidu selle hiidi võitsin ja siis nüüd on punkti vahe 2 punkti kõigest, et ma ütleks, et kõik on võimalik veel ja ma ei tea, ma tegin hea võitluse ja ma saan rahule jääda, et mingit probleemi ei olnud, ma lihtsalt ise ei suutnud overtake'i teha ja midagi ei saanudki, et ühe korra sain kuskil napilt vahele, aga siis seal oli juba järgmine kurv, oli tema kurv, et no siin sõidu lõppfaasis viimaste ringide paiku, sa just see raja siis nagu teise, kolmanda sektori paiku said, olid nagu 2-3 kurvis sisuliselt Sandri nagu kõrval, ainult kõikidel kordadel hälikurvis. Et kas ühel nendest nii-öelda kõrval sõidetud, sünkroonis sõidetud välikurvidest oli nagu selline tunne ka, et fuck it, ma lähen? Mul oligi, et nagu siin ma lendasingi full divesin sisse, et ta jättis mulle nagu ruumi. Ja siis järgmine kurv oli kohe, ma läksin nagu täiesti väljast, mõtlesin, ma jõuan napilt veel, aga siis tuli kurv veel, kus ma pidin väljast poolt minema ja siis ta sai nagu ette, et see on hea, mitu kurvi on täpselt tema poole olid neid kurvid, et mul oli raske nagu midagi teha. Aga no napp oli. Ja Langele siis vaja on lihtsalt üks samm paremini ja muud mitte midagi. No jah, Langel on ka samuti raske rada, et ma ei tea. Nii, Christopher, esiteks palju õnne. Tuli poodium ära. Aga tuli raskelt. Räägi Kristjaniga viimastel ringidel päris korralik heitlus, et kuidas tunne oli, et kas oli esiteks asi nagu viimasel ringil kontrolli all või kuidas just see viimaste ringide battle oli? Väga huvitav. Kas oli nagu mõlema sõitja poolt puhas, oli mingi moment ka, mingid väiksed kontaktid? Puhas. Ja kuidas ülejäänud hooaja jooksul, et praegu meie sarjas pole sa vist sattunud üldse? Ja kas nüüd on tunne, et võiks ülejäänud hooaja kaasa panna? Absoluutselt. Ja kas on tänase päeva kontekstis ootasid sa poodiumit, olid sul üldse mingid ootused? Ausalt öeldes ei olnud, kuna selle aasta jooksul on esimest korda kardis. Kusjuures ma kuulsin jah, et kui sa tulid nagu selle kvalifikatsioonilt maha, mingi rääkisid roostest ja rääkisid sellest, aga täna sai rooste maha pestud. Just nii. Ja tead mees, ma armastan, et sa andsid mulle nagu reaalselt ehtsa Kimi Raikkoneni stiilis intervjuu ja ma loodan, et sa oled terve hooaja meiega. Aitäh! Tänud! Oi, väga hea. Nagu klassikud ütlevad, tehtud ja
sellises päevafaasis on nüüd alati see tunne, et tahaks nagu analüüsida kõike, tahaks rääkida, et mis hästi, mis halvasti, aga tegelikult praegu peab lihtsalt võtma 2 sammu tagasi, mõtlema selle ägeda kirju rahvamassi peale ja päriselt olema õnnelik, et sellist asja saab teha ja et meil on privileeg sellist asja teha ja võtta rõõmu sellest tööst. Et päriselt selline tunne, et siin kamba selliste legendilaadsete asjadega ümbritsetud ja kuradi tuus, ma ei tea. Täitsa tühi alati päeva lõpus. Ma võtan üle. Nii, ühesõnaga, mida ma tunnen, need 2 meest, Elari ja Silver, nad kärrisid meid terve selle tänase päeva. Nad olid pinges, meie olime pinges, asju läks valesti, aga Silver säilitas seda konkreetsust ja kainet mõistust. Kutid, võtame üks asi korraga, teeme ära. Ja see töötas, lõpuks kõik hea, isegi vaata, et parim. Ja kas on sul midagi öelda päeva kohta? Jaa, korralik melu, korralik atmosfäär esiteks ja suurimad tänud rahvale, kes kohale tulid, suurimad tänud kõigile eelregistreerijatele, kes esimesed juba tegelikult veebruarikuus võtsid asja ette selle teekonna ja lõpuks meid tuli siia peaaegu 50 on ju kokku ja minu poolt ka tänusõnad teile kõigile, sina ka kaamera taga seal. Sander. Ja selles osas väga põnevil järgmise GP-s. Siin oli palju selliseid pingelisi momente, palju pingelangust, palju sellist mõnusat emotsiooni, mida oli kõigi silmis näha täna. Ja ma ei oska paremat päeva kokku võtta, et samamoodi, et nüüd on nagu see päev pingelangus toimunud ja ma ütleks ka, et Elar oli minul kõrval olemas alati seal, kus vaja. Et ilma temata ma poleks ka hakkama saanud, ilma Janari Artita, ilma Sandrita ja ilma tegelikult, kui poleks rahvast ka tulnud, siis meid ei oleks siin. Et väga suur au on seda teha, et minu poolt tänud ja kuni järgmise korrani. Janari, pane ka mingi purakas lõppu. Pane üks hea teksti ja pane üks tõstama vanasõna. Ma tänama äkki kedagi, aga thanks, kes tulid ja teeme järgmine kord paremini, kõik, mis seekord läks kehvemini ja on kogu moos. Ma arvan, et kõige lihtsam. Arvamete GP 2024!